Näidisülesanne 1. Kui pika aja jooksul teeb pesumasin, mis töötab pingel 220 volti ning mille võimsus on 2,2 kilovatti, 10 megajouli tööd. Milline on selle pesumasina elektritakistus, kui tugev vool seda masinat läbib? Eks vaatame siis, mis meil siin antud on. Meil on öeldud siin tekstis 3 asja. Meil on öeldud, et pinge, ja pinget tähistame tähega U, on 220 volti. Võimsus, ja võimsus tähistame tähega N, on 2,2 kilovatti. Ja töö on siis A, tehakse 10 megajouli. Ja küsitud on takistus, kui tugev vool ja kui pika aja jooksul, ehk siis küsitakse aega. Aega tähistame tähega T, takistust tähistame tähega R ja kui tugev vool, ehk siis küsitakse voolu tugevust I. Aga enne kui me saame minna valemite juurde, siis tuleks ühikud teisendada põhiühikuteks. Pinge põhiühik on volt, nii et siin midagi teisendada pole vaja. Küll aga võimsus, eks ole, kus põhiühikuks on vatt, siin on kilovatt ja kilo on siis 1000 korda põhiühikust suurem. Kes siis väga tahab, võib kirjutada, et see 2,2 kilovatti on 2200 vatti. Ja ka megajoule ei ole põhiühik, vaid põhiühikuks on joule ja eesliide mega suurendab siis põhiühikut 1,000,000 korda. Nii et 10 korda 10 astmes 6 jouli. Ja siin vist ei ole väga mõistlik hakata 10 neid 6 nulli järgi kirjutama. Aga nüüd siis valemite juurde. Ma kirjutaksin siia valemite lehele lisaks neile 6 valemile veel ka loomulikult Ohmi seaduse. Ja ma kirjutaksin siia ka siis selle 8. klassist tuttava võimsuse definitsioon valemi. Ehk siis kokku selle teema juures on meil kasutada 8 valemit, nendest kõige tähtsamad on siis need 2, mis siin kastidesse on joonistatud. Aga nüüd, kuidas valida valemit? Ega siin nagu muud tarkust kui ei ole, et hakkame otsima siis selliseid valemite komplekte, kus oleksid sees nii palju antud ja küsitud suurusi kui vähegi võimalik, ja eriti hea oleks, kui me suudaksime leida valemi, kus on ainult üks meile mitte teada olev suurus. U on meil päris mitmes valemis. N, see juba
eks ole, vähendab oluliselt meie valemite hulka. Nüüd me otsime selliseid valemeid, kus on sees U ja N, U ja N. Ja kui me vaatame, et mida meie käest küsitakse I-d, siis järelikult I saame me leida sellest valemist. N on võrdne U korda I, eks ole, 6 on võrdne 3 korda 2, ehk siis I leidmiseks tuleb N jagada U-ga. Ja siin saamegi siis nüüd arvud asemele panna. Ja arvutada. Ma kirjutan selle ka siis niimoodi 10 astmega siia, ehk see on siis 2,2 korda 10 astmes 2 volti. Eks ole, 2,2 taanduvad ja astmete jagamisel astendajad lahutatakse. 3 miinus 2 on 1, ehk siis vastus ongi 10 amprit. Nüüd on meil üks asi juures, ehk nüüd me teame lisaks võimsusele ka voolutugevust, eks, aga vaatame, äkki me ei pea kasutama arvutustes seda meie poolt arvutatud voolutugevust, sest mõelge, kui me selle voolutugevuse arvutamisel oleks eksinud, siis kui me järgmine kord seda arvutuses kasutaksime, siis me saaksime ka ju vale tulemuse. Et püüame siis leida järgmise komplekti, kus meil on siis sees võimalikult palju seda, mis on antud ja küsitud. Vaatame, kus meil on aeg. Aeg on meil 1, 2, 3, 4 valemis. Kui me vaatame, kus meil on lisaks ajale ka võimsus, siis jääb meil järgi ainult üks valem ja näete, siin on lisaks võimsusele ja ajale veel ka töö, aga töö ja võimsus on meil ju antud, nii et järgmisele küsimusele vastamiseks saame me kasutada siis valemit, kus siis võimsuse leidmiseks on jagatud töö ja aeg. Ja eks ole, 2 on võrdne 6 jagatud 3, 3 on võrdne 6 jagatud 2, ehk siis aja leidmiseks peame me töö jagama võimsusega. Ja ka siia saame nüüd siis panna arvud asemele. 10 miljonit džouli jagatud 2,2 tuhandega. Eks ole, vatiga. Ja kui me nüüd siis numbrid kalkulaatorisse toksime, 10 miljonit jagatud 2,2 tuhat, saame me vastuseks 4545,5. Noh, see 0,5 ei mängi siin mingisugust rolli. Eks ole, ja kui võimsus on džaulides, töö on džaulides ja võimsus on vattides, siis aeg peab tulema sekundites. No, eks ole, meie jaoks on
äkki lihtsam see teisendada siis tundideks ja minutiteks. See on siis 1 tund 15 minutit ja 45 sekundit, aga see viimane teisendus ei olnud küll nüüd üldse hädavajalik, sest sekundid on põhiühikud ja just nimelt 4545 sekundit on siis see piisav vastus. Ja võib-olla rõhutada, et see on siiski ligikaudu 4545 sekundit. Ja üks küsimus on siis jäänud meil vastata, eks ole, see on R. Hirmus kiusatus oleks muidugi siin kasutada Ohmi seadust, eks ole, sest U on teada, I me arvutasime ja eks ole, R on U jagatud I-ga, aga püüame siis hoida kinni sellest põhimõttest, et kasutame siis nüüd neid suurusi, mis meil siin antud on. Meil on antud N ja U ja küsitakse R-i, N ja U ja küsitakse R-i, ehk me saame sellest valemist selle viimase meie käest küsitud suuruse leida. Tõsi küll, kui sa oled otsustanud kasutada Ohmi seadust ja oled oma arvutustes kindel, siis peaks tulema täpselt sama vastus. Eks ja R-i leidmiseks tuleb siis U ruut jagada N-iga. Ja siia saame nüüd siis arvud asemele panna. Eks ole, U oli meil 220 volti ja N oli meil 2200 vatti. Ja nüüd numbrid kalkulaatorisse. Saame vastuseks 22 ohmi. Ja sellega on siis see esimene näidisülesanne lahendatud, aga nagu ma siin ütlesin, on sellel ülesandel kindlasti rohkem kui üks õige lahenduskäik ja seetõttu siis mul, kui ma peaksin neid ülesandeid kontrollima, on seda pisut tülikas teha. Ehk ma peaksin jälgima mitte ainult seda, et kas sa oled saanud õige vastuse, vaid et kas sa oled sinna õige vastuseni jõudnud ka mööda loogilist rada. Aga võtame siis teise näidisülesande.